Tere, nädal jälle möödas, mõtlesin, et teen väikse vahekokkuvõtte kamarast, et mis toimunud on. Et endal ka pärast hea vaadata, et niinimetatud nädala kaupa tehes, mis kõik muutub ja mis arengud on. Aga siit tagant on selle sabaga edasi läinud, et kuna selle tagaluugi vorm sai valmis, siis toodi luuk ära, sai see siia peale pandud. Siit kohast luugiga oli täitsa mõnusalt peaaegu, ma ei tea, 18 mm ruumi. Et täpselt, ei hakanud täpselt mõõtma, aga silma järgi sükene alla 2 centimeetri. Ja siis sai mõõt võetud ja hetkel see läheb natuke rohkem vastu originaalluugile, kui võiks minna, aga kuna originaalluuk siin kohas on klaas, mis on mingisugune rohkem kui sentimeeter paks, siis sai see punkt hästi natuke üles viidud, et sellepärast, et saaks siia maksimaalselt palju jämedust, kõrgust. Ja et kuna originaalluugi asemele tuleb fiiberluuk või mingi komposiitluuk, et siis sai siit selle mõne millimeetri üles poole panna. Sai need ära painutatud, siia sai sõrestik vahele tehtud ja siis sai tehtud siia tahapaneeli kinnitused. Et see tundus endal niisugune hea, mõnus koht, et siit on hea kere läbi poltida ja kuna siit tuleb tuled kuskile nii kaugele, siis siit saaks tulevikus mingi bracketi teha, mis hoiab siis seda niinimetatud numbri aluse kohta ja siit saab edasi siis tagatiiva kinnituse teha ja siis ka selle varjupaki kinnituse teha. Kerele sai siis tehtud ka järgmised kandurid. Siin on niisugused plaadid, praegu on need klekodega kinni ja siit on näha sellised plaadid. Need sai siin mõlemile poole kinni pandud ja siis siia torusi veetud. Et see nurk peaks olema sellepärast tugev, et kuna siit läheb tagatiib edasi, siis ta kannab ja aitab hoida üldse kogu selle struktuuri. Ja alla sai siis pandud ka see plaat, et see alumine tiib ei hakkaks lõtendama sisse välja, et ta ei saaks vastu rehvi minna. Ja siis sai kõvasti arvutatud ja mõõdetud ja see toru sai pandud selle arvestuse järgi nagu kauguspidi. Siin on väike jutt ka, mis sai laseri järgi märgitud, et see peaks olema koopa tagumine osa. Et koobas hakkab põhimõtteliselt sealt pihta ja siis tuleb siit niimoodi kõrgele välja ja siis plõks siia välja. Et selle järgi sai nagu see pandud ja teiselt pool on samamoodi. Siis markeriga tehtud jutid on laseri järgi tehtud, laser sai siia püsti pandud ja arvestatud, et kus ja mida ja kuidas. Et esialgu ma selle traadi tahtsin natuke teistpidi teha, aga siis ma kartsin, et kui ta tuleb otse siia ülesse, et siis ta võib koopa tegemisel ette jääda. Siia pannes tundus, et on tugevam ja siis ta natukene ka kahesuunaliselt aitab hoida seda tugevana. Aga tagasabas on põhimõtteliselt torudega kõik. Et kunagi, kui stabikas ja amordikinnitused on paigas, siis kuna see osakond on hästi pikaks läinud, siis võib-olla peaks siia natukene mingisuguse niimoodi kuidagi mingi lisasidumise tegema. Ja kui kere see raud on eest ära, siis tuleb veel sealt nendesse torudesse sidumised. Siit sai siis peakaarde, kõik torud ära viidud ja siia veel vahele kere kinnitused tehtud, sest kuna see tagumine klaas hakkab ju siia pleki külge kinnituma, et siis see peaks igast nagu täispikkusest tugevasti kinni olema. Siis siia nurka tulid plaadid ja on ühendatud seal samamoodi, on näha. Ja siis sai hakatud funny gage'i tegema, ehk siis seda niinimetatud juhi ümber olevat kookonit. Kuna iste oli paigas, siis juhtistus sisse. Siit on näha, et see toru on natuke kõrgemal kui see alumine osa, see saigi juhi õla järgi pandud. Siis ma tahtsin selle võimalikult üles vedada, siit külgvaatest on näha ka, võimalikult üles vedada, et oleks võimalikult tugev ja võimalikult suures alas oleks juhil kaitse ja siis ka õlavööd hakkavad sinna kinnituma. Ja siis sai siia need kaared tehtud. Neid andis siia teha ja mõõta, et ülevalt täpselt vastu plekki ajada. Siit praegult ei lähe enam paberileht ka vahele.
ja et tehagi siia selline paine, et ta siit veel istmest mööda läheks ja siia jääks ruumi, sest et praegu on suht täpselt niimoodi, kui juht istub, paneb kiivri pähe, siis siia jääb veel vahe sisse. Ja teine kaar samamoodi. Ja siis siia alla see ärasidumine. Ja siis see niinimetatud ka silmatoru, et kuna ma vaatasin, et kuna see juhi pea jääb siit istmest piisavalt palju kõrgemale, siis reeglid nõuavad, et siin oleks ka toru, mis siis aitab kaitsta. Ja siis niinimetatud need tagumised neerutorud sai ära pandud, siis need siia poole ja teisele poole, et siis on raam ühtne. Ja üldse Funny Cage'i sai ju tegelikult selle toruga alustatud, mis siis oli paigas. Ja see toru sai pandud niimoodi, et peakaar ja see toru on kõik ühe joone peal. Niimoodi. Siit niimoodi on äkki paremini aru saada. Et siia sai latt peale pandud ja need sai täpselt ilusti ühe joone peale pandud, et oleks niisugune võimalikult viisakas mulje. Ja siis selle painded sai sellergi tehtud, et kui niimoodi vaadata, siis oleks kõik võrdne. Et oleks eest vaadates võimalikult ühesugune ja niisugune sümmeetriline, et silma ei riivaks. Et see osakond sai kõik siin paika mõõdetud ja mängitud. Et seda toru siit paika saada, siit ei saanud ka 90 kraadist painet teha, see pidi natuke rohkem tulema, muidu ta oleks vastu istet läinud. Õnneks siit kere jaoks, kus ruumi on, et siit on natuke näha ka, et see jookseb varem sisse ära kui see. Et saada see toru nüüd niipidi loodi ja et aga siis nüüd niipidi oleks paralleelne ja võrdne, et see oli ikka tükk tööd ja ikka kõvasti pidi neid toru otsi siin töötlema ja mõõtma ja tegema, aga sai paika. Need tagumisi osas oli juba lihtsam panna, et need läksid lihtsalt sirgelt. Ja pärast seda toru tuleb pärast edasi jätkata ja ma ei tea, kas siit on näha, aga ma arvan, et sinna üles peaks veel, kuigi ei ole reeglitega nõutud, et seal üleval toru peaks olema, aga sinna võiks ka midagi lihtsalt lisaohutuse pärast panna. Ja siis sai hakatud seda topeltraami ehk seda raami ülemist osa tegema hakatud. Et ta siit jookseb, ta on tegelikult ebasümmeetriline. See on puhtalt sellepärast, et oleks juhil siin ruumi. Et siin on 2 painet, aga seal on 1 paine ja siit ta jookseb rohkem sisse. Et siit saigi niimoodi vaadatud, et oleks, et siit kohast hakkaks paine võimalikult vara, sest siin, kus mu sõrm on, siia tuleb toru, mille külge hakkab siis mootori tagumine plaat kinnituma. Ja siit pööraks võimalikult kohe kaugele ära, et jalgadel oleks maksimaalselt ruumi, aga et siit mahuks ka käigukäst ära. Ja siis siit oligi 1 paine ja teine natukene edasi, teine paine ülesse läks raami ja siis teine sai 2 paindega tehtud. Ja siit sai meelega rohkem ruumi jäetud, et kuna käigukastil on jahutusotsad siinpool, servo siinpool, õlivarras siinpool, et oleks siinpool rohkem ruumi ja mõnusam toimetada. Sai joonestatud ja lastatud lõigata siuksed plaadid, puht lihtsalt rakisplaadid, et oleks lihtsam seda kogu raami paika mõõta ja paika panna. Muidu siia õhku seda toru riputada on kaunis võimatu. Et kuna alumised torud on tahaks öelda, et ideaalselt tsentri järgi paika mõõdetud, mida näitas ka see, et see plaat läks ilusti siia peale, siin on ilusti, istub siia, siis see ka paneb need torud, ülemised torud tsentri mõttes ilusti paika ja kui kunagi on valmis mootori esimene plaat, mis hakkab veepumba taha kinnituma, siis põhimõtteliselt mootor niipidi tsentreerib ennast automaatselt ära. Nüüd on vaja tagasilla kõrgus uuesti üle mõõta ja see mootori nurk paika mõõta, sest praegu eest on liiga palju alla. Et asja mõte selle nurga mõõtmine ongi siis see, et siin, kus on tagasilla sisend, et sealt tekiks täispikk sirge.
Et ei oleks see, et mootor vaatab üles, siis kardaan vaatab alla või oleks vastupidi, et mootor on sirge, siis kardaan vaatab üles, et kuna ratas on päris suur, et siis see on vaja kõik üle mõõta. Veel, mis teeb natuke keeruliseks see, et on vaja ka arvestada rehvi läbi vetrumise osa, et see ei ole täitsa nii mõõdu järgi, et võtan ratta diameetri ja jagan pooleks ja siis veel lahutan omakorda kõrguspidi selle diffri sisendi alla. Pluss on see, et mis natuke teeb ka lisaarvutusi juurde, on see, et laud ei ole niinimetatud maapind, vaid maapind ehk rada on siit 50 mm kõrgemal ja siis tuleb põhjakõrgus. Et suuresti põhjakõrgus on arvestatud 8 cm, kui ma õigesti mäletan. Ja selle järgi on mootori kõrgus paika pandud. Siit on ilusti näha ka, et torude alumisest osast on karter natuke kõrgemal ja käigukasti vann jääb ka. Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis käigukasti vann peaks toru sellest alumisest osast jääma 1,5 senti kõrgemale. Et ka kui tuleb natukene off-track mingil põhjusel, et siis oleks kõik ohutu. Ja nüüd on vaja mootor paika panna, siis saab hakata mootori kinnitust tegema, õigemini siia seda toru paika mõõtma. Ja siis saab hakata topeltraami juba siia torusi vahel tegema, tugevdama ja siit hakata edasi minema. Ja kui mootori nurk on paigas, siis saab ka hakata mõõtma ja joonestama seda esimest plaati. Aga nädalaga on ikka midagi saanud teha. Et kui vaadates seda autot, siis kogu see raam ja kõik see on siin 3 nädala töö, et võib vist päris rahul olla. Korraks segan veel vahele, et see sinine MR2 viidi koju ära. Siis enne kui auto siia tuli, siis auto omanik kaalus auto ära. Kõik, mis ma sealt välja lõikasin, kaalusin ise omakorda ära ja nüüd kui auto tal jõudis koju tagasi, siis ta kaalus selle auto uuesti ära ja turvapuuri kaaluks tuli 37,4 kilo, mis on väga hästi, sest et pärast ma hakkasin arvutama, et kiirenduse auto turvakaared, mis on 3 seinaga terasest toru, mis on peakaar, poolkülgkaared ja mõlemad uksediagonaalid kaaluvad sama palju või vahest isegi natuke rohkem, oleneb torumõõtudest. Et MR-i puhul aitas ka see kaasa, et kuna auto ise on väike ja see jooksev meeter oli ka natukene lühem kui tavaautodes. On jälle aeg selg sirgu lüüa ja heita endalt orjarüü. Loomishooks kõik loode koos võiks sünnida või uuesti. Valguse võit äratab maa. Prii on taeva piir, esimene kiir, langemas me maale. Kõik murrame kõik, et vabana saaks. Nii palju veel, et
Need on nüüd rakised, et panna esirummud paika koos püstakuga, et saaks hakata pärast siit ette ehitama raami. Need ei ole nüüd paigas mõõdult veel, nii kõrgus kui laius, aga esitiib käis korra siin koha peal. Sellepärast on ka siin mootoril mingid jooned asjad peal. Ja sai siis, esirattad on ka siin, et sai esitiib niimoodi paika riputatud ja välja arvestatud siis, kui lai esisilt tuleb. Mul on samamoodi mingi terve hunnik arvutusi ja nüüd saab kauguspidi, see on õige koha peal, aga nüüd tuleb need viia natukene sisse poole ja siis on juba käänmikke vaja. Amordid on olemas, ülemised kinnitus on olemas, et jah, käänmikud, rummud, pidurid, siis saab selle kõik kokku panna paika mõõta ja kui see topeltraami osa on paigas, siis saab hakata seda mõõtma. Nüüd ma pean veel topeltraami vahelisi torusid tehes, pean veel sellega arvestama, et kui siit nüüd jookseb see esiside tsenter ja kuna siia tuleb sõrestikud ja asjad, sest kindel on see, et sellest joonest siia tuleb üks sirgetoru, et saaks, kuna mootor hakkab siia toru peale kinnituma, et siis see koht oleks võimalikult tugev ja siis siit mingit pidi ära nagu redeliks tehtud. Aga siit eest torusi vedades peab veel sellega arvestama, et kuskile ala selle koha peale tuleb roolilatt ja et rooli otsad peavad ära mahtuma. Et seda ei saa enne vaadata ega mõelda, kui on see esipüstakud ja rummud asjad paigas, siis näeb seal ära. Ja siis ka sellest tuleb ka see, et kui pikaks need otsad jäävad. Et siit need ülejäänud torumajandus, nii nagu siin Ivo autol on. Et on need ülemised kinnitused ja siis kuidas see hakkab kõik minema. Lisaks veel selle topeltraami ülemiste torudega on ka see, et ohutuse mõttes karterituulutus anum viiakse auto tahaossa, et kui sealt peaks midagi sõidu ajal lekkima, et siis see ei saaks taha ratta alla minna, siis karteri tuulutus hakkavadki läbi selle raami jooksma. Et 7-sel sai nii tehtud, Ivo autol on nii ja olgem ausad, suurem osa maailma sõidab niimoodi, et sinna tulevad pärast stutsid ja sealt läheb siis voolikuga edasi. Aga praegu nii palju, et kommenteerige, vaadake, andke märku, kuidas meeldis, mis meeldis ja eks varsti kui on progressi, siis saab jälle märku anda.